otsa üksteist seda, ta võiks kõik teha. Nii, ja 1900 ja see Reisimaa oli kõige suurema hobuse tihedusega Saksamaal. Seal olid umbes 200-300 hobuse tabuuni. Ja kasvatati suured kasvandused loodi. Kõnniks kõrge liinidega. Ja 46. aastal osa karjad suudeti tabuuni saata Saksamaale, aga osa jõudnud. Ja need, mis ei jõudnud, need müüdati Venemaal. Ja moodustati siis eraldi Trakeeni kasvandus seal Stepnides, Krasnodari oblastis. Nii et selles suhtes aga Eestisse sattus see, kui meil Nõukogude Liidusega meil ei olnud väga palju teisi sporttõugu kandidaat, kui et oli Venemaal asus universaalne sporttoon, Trakeen ja Viljandi aktivistid, kes olid seal, kes tänagi on Viljandi selle osaühingu või kasvanduse juht Peep Puna ja Leo Leemet ja eriti tuleb veel nimetada Trakeeni emaks Eestis Kersti Algis kahjuks sama näolega. Ja Trakeeni olune aretus Eestis on väga väike, ega siin üle 100 hobuse ei ole ja surmhobuseid asju saadakse küll. Aga see tekib olema. Nüüd järgmisena keskpäeval tuleb suur Saksa delegatsioon just vaatama meie Trakeene ja kas nad leiavad oma Trakeenidest tõesti väikse populatsiooniga kogu maailmas. Meie arvame, et 50 varssa on juba piisavaks populatsiooni aretuseks, aga selleks, et alla 2000 varsa ei ole võimalik aretust viia niimoodi, et need hobused on et see populatsiooni suurus on suurus. Aga nagu näete, nüüd oli hobused postulaat. Tema on 2020 sündinud Kumekõrg, isa Hetval ja ema Relita Pankraadi tütar. Aretaja omanik Enteri hobuse kasvanduse OÜ. Näete, erinevad, kõik hobused erinevad ja seda Eestis ühte tõugu, vaid oleks ka erinevad tõud esitatud ja aretatud. Nii et hobuse tarjal oleks tegelikult võtta hobused. Ja kui ütleme selle hobuse kiidusõnaks, siis tänavast olümpiamängudel võitis koolise üdus Trakeeni oli. Ja Mära Poliston on sündinud 2019, kui me küll Trakeeni kasvatajad tulevad just Enteri hobuse kasvandust studeerima ja